Virtsu veel sõitis, sest seal oli jaam ning kuivastus ootas mind praam. Ivo linna laulusõnad ei ole võetud fantaasialennust. Aastal 65 sõitis tõepoolest veel rong Raplast Virtsu ja seda meenutatakse heldimusega tänase päevani. Käesoleval kevadel möödus nimelt täpselt 50 aastat sellest päevast, mil rongiliiklus lõppes ja rööpad üles võeti. Kuhugi ei ole aga kadunud pikk ja sirge raudteetamm ning selle ääres asuvad jaamahooned. Üks neist, Tuudi jaam, ongi tänane eriline kodu, mida teile tutvustame. Selles majas elati juba siis, kui raudtee veel tegutses. Siin tegelikult elaski 4 perekonda ja nemad kõik siis toimetasidki kõige sellega, mis siin vajalik oli. Kütsid, jaamahoonet, hoidsid ooteruumi korras, vahendasid postiteenust mõnda aega ja jah, et ma arvan, tegevust jätkus, et juba ennast siin ka elus hoida. Aga 4 perekonda, nii et brigadirid ja pluss siis nii-öelda tavatöötajad ja jaguneti siis suurematesse luksuslikemasse korteritesse ja siis vähe väiksematesse samuti. Nii nagu vanadel majadel ikka, on ka Tuudi jaamahoonel ääretult põnev ajalugu. Ikkagi 90 aastat seiklusi. Majal on ka üks eriline positiivne saladus. Ja, mis on ääretult vahva, et võib-olla see kuulub natuke esoteerika valdkonda, aga tõepoolest, et siin majas on hea aura. Ma ei tea, kas selleks põhjuseks on tõepoolest see, et siis selle 90 aasta vältel on siia sündinud 8 last, aga tõepoolest siis surnud ei ole ühtegi inimest, et mis on hästi vahva. Kokku oli Rapla Virtsu liinil 10 jaamahooneid ning enamus neist on ka täna kasutusel. Näiteks elatakse ka tammi mööda Virtsu poole liikudes järgmises Karuse jaamas. Suur rõõm ongi see, et kõik jaamad on leidnud endale uued omanikud või peremehed. Päris igas ei ole võib-olla siis nii-öelda nagu alalisi elanikke, aga kindlasti kasutatakse neid kas suvekodudena, päris kodudena või siis on loodud sinna postkontor või muuseum või midagi muud säärast, aga igale poole on tõepoolest siis nii-öelda jõudnud see uus ja värske energia ja hoiab seda toredat mälestust ja ajastut elus. Kuigi raudtee võeti üles juba 1968. aastal, jäädi majja elama aastatuhande vahetuseni. Seejärel seisis hoone õnnetu ilmega 10 aastat, kuni sattus Brigitti ja tema pere kätte. Kuigi aknad olid lõhutud ja need talad olid ette niimoodi viisakalt pandud, et midagigi alles jääks, siis sisu oli küll hästi kurvas olukorras, sest et põrandad ei olnud alumisel korrusel peaaegu üldse, et mis oli mädanenud või mis oli ka ära tassitud, kaasa arvatud elektriliinid, kõik üldse, mis siit ilmselt väärt kraami oli ja ilmselt ka võib-olla osad puutalad, et kellel oli kuskil mujal tarvis midagi ehitada, et tõesti oli hästi kurb ja trööstitu ja seda enam, et tol ajal olid ka ju majas kuimkäimlad, nii et kõik on ikka täiesti otsast peale hakatud tegema. Jaamahoone kunagisest ootesaalist on saanud imekaunis elutuba ning piletikassast tänapäevane köök. Maja hoiab aastaringselt soojas maaküte ja see on üks väheseid tänapäevaseid asju, mis majale renoveerimisel üldse lisati. Kasutatud on üldse renoveerimisel kõiki vanu tehnikaid, et siin majas ei ole sentimeetritki küprokit, et tõepoolest on siis kõik tehtud lubjakrohviga, seinad, laed ja siis veel üle ka värvitud lubjavärviga, nii et ta tõesti nagu õhkaks, et maja hingaks. Ja kindlasti peegeldaks ka seda ajastu hõngu ja seda olemust, seda vana ja head. Põnevas sisekujundusega hoone esimesel korrusel on lisaks elutoale ja köögile ka kabinet ning vannituba. Teine korrus peidab aga 6 magamistuba, mis on kõik eriilmelised. Ja alles on jäänud ka kõik teise korruse põrandad. Nii et need on kõik siis vana puit on puhastatud ja ilusti valge värviga üle värvitud. Nii et seal tõepoolest nagu õhkab seda vana energiat, ütleme siis. Ja uksepiidad on ka kõik jätkuvalt vanad, küll on paraku siis uksed otsitud mööda toredaid antiigipoode ja pesi, et nad siis nii-öelda sobitada ka nendesse ukseavadesse. Et uksed paraku ei olnud säilinud, nii nagu ka ei olnud põrandatest midagi alles jäänud. Jaamahoone juurde kuulub ka mitme hektari jagu maad ning kaunis õu, kust võib leida nii maakeldri, suvemaja kui ka ime ilusa sauna.
Kui tunnete, et ihaldaksite samuti sellist elamist, siis tegelikult on teil võimalus see eriline kodu ära osta. Ja maja on hetkel müügis, et ilmselt siis ootabki endale jälle sellist uut ja värsket ja ägedat pererahvast, kes siin seda vaimu hoiaks, edasi arendaks ja kas siis tuleks ise elama või näeb hoopis tõepoolest meie ettevõtte siin sellist vahvat ürituste tegemise kohta või mingit veel toredamat ja ägedamat väljundit, mida me ise täna ei oska ka välja mõelda. Kõike head ju tuleb jagada, et igal asjal on oma elu, oma etapp ja meid lihtsalt ootavad jälle uued vahvad projektid, et seda kõike siis jälle looma hakata ja et oleks jälle võib-olla teie saates tore järgmisest toredast ja vahvast kohast rääkida.